Kui inimestel on vaja fassaadi vahetada ja saab teie poole pöörduda või mis kulutustega peab inimene arvestama? Konsultatsioon on loomulikult tasuta, et meid on võimalik kutsuda kohale konsultatsioonile ja konsultatsiooni käigus selgitame välja siis selle korteriühistu esialgse seisukorra. Et kui majaomanik on otsustanud vahetada fassaadi, siis võtab meiega ühendust, meie tuleme kohale ja esialgse vaatluse põhjal siis teeme selgeks hoone seisukorra. Millest alustada puitfassaadide vahetusel? Kindlasti tuleks alustada sellest, et tuleks jälgida olemasoleva puitkonstruktsiooni seisukorda. Palkmajadel on tihti alumine palgirida ära pehkinud ja selle põhjuseks on see, et on pääsenud vesi sokli alumise palgirea vahele. Et mõistlik oleks avada mingi osa olemasolevat vana voodrilauda, et selgitada välja olemasoleva kandevkonstruktsiooni seisukord, et ei tekiks nii ehitajal kui ka majaomanikul hilisemalt ehituskäigus mingisuguseid üllatusi. Et see aitab paremini planeerida ehituseelarvet ka, kui on varasemalt välja selgitatud olemasoleva kandevkonstruktsioonide seisukord. Mida siis tuleks jälgida soojustamisel? Soojustuse puhul on eriti tähtis jälgida erinevaid sõlmpunkte. Et eriti tähtsad punktid on soklisõlm ehk siis sokli ja fassaadi soojustuse liitumispunkt. Teiseks tuleks kindlasti jälgida ka maja nurgasõlmpunkte, räästasõlme ehk siis maja fassaadi ja katuse liitumispunkt. Ja kindlasti tuleks soojustuse puhul jälgida ka seda, et ei tekiks kahe soojustuse kihi vahele külma silda, ehk siis ei tohiks õhuvahet jätta soojustuskihtide vahele, mille tagajärjel võib tekkida külma sild. Mis kõige keerukam töö siin on? Fassaaditööde puhul kõige keerukam töö on kindlasti palgivahetus. Et kui ikkagi avatakse mingi osa maja vana voodrilauda ja avastatakse, et maja palk on näiteks pehkinud, siis kindlasti ei tohi jätta fassaadi renoveerimistööde juures maja palk vahetamata, kui on maja palk pehkinud ja mädanik võib minna iga kell edasi. Et põhilised vead, mis maja soojustamise puhul tehakse, on see, et jäetakse kahe soojustuse kihi vahele õhuvahe, mis tõttu võib tekkida sinna külma sild. Teiseks on see, et surutakse vill karkassi vahele liiga vägarasse kokku, mis tähendab seda, et vill ei saavuta oma nõutud soojapidavust. Kolmandaks võib olla see, et jäetakse villa vahele õhuvahed erinevate villaplaatide vahele, et mis jällegi põhjustab külmasillade teket. Väga oluline on see, et ehitajad omaksid mingisugust varasemat kogemust fassaadi soojustamise puhul. Et tihti ongi nagu see probleem, et pannakse abitöölised fassaadi soojustama ja siis ilmnevad kõik eelpool mainitud probleemid. Et väga oluline on, et oleksid professionaalsed paigaldajad. Kui suures osas või kui palju peaks seda soojustust paigaldama? Kui vähegi võimalik, siis minimaalselt võiks olla soojustus 10 centimeetrit. Ja soojustuskihi peale võiks veel paigaldada tuuletõkke, mille liitumispunktid oleksid siis omavahel kindlalt ära tihendatud. Et paljudes miljööväärtuslikes hoonetes ei ole lubatud maja perimeetrit muuta, mis tähendab seda, et ei ole võimalus paigaldada hoonele 10 centimeetrit soojustust. Sellistel puhkudel tuleks maja palgivahed lihtsalt ära takutada ja palgi peale paigaldada tuuletõkkeplaat, et mis annaks natukenegi soojapidavust juurde majale. Te tegelete ka pööningukorruste väljaehitamisega? Pööningukorruse väljaehitusel pakume klientidele terviklahendusi, alates siis katuse konstruktsioonides kuni lisaplekkideni välja, kuni vaheseinteni ja kõik muu kaasa arvatud. Kui korteriühistu on otsustanud välja ehitada pööningukorruse, siis pöördub ta projektiga meie poole ja projektipõhiselt ehitame siis välja kliendile täpselt nii, nagu klient seda soovib, kui ette on antud, ehitame välja ka pööningukorruse. Kui maja on korralikult soojustatud, et siis jääb ainult lõppviimistlus ehk siis voodrilaud. Kui majapalk on korras, hoone on soojustatud, siis jääb majaomanikul üle ainult välja valida voodrilaud. Voodrilaua profiili valik on ääretult lai, et mõistlik oleks majaomanikul tellida kohe tööstuslikult krunditud ja värvitud voodrilaud. Ja kui voodrilaud on paigas, siis oleks hea teistkordselt ka voodrilaud üle värvida. Kui suurt garantiid te pakute? Garantii on 5 aastat. Kuni garantiiperioodi lõpuni siis jäetakse kliendi arvele deposiiti 2% ehitusmaksumusest, mis on siis kliendile nii-öelda kindlustuseks, et ehitaja ei kao ära selle perioodi jooksul ja siis selle siis tasub klient ehitajale
garantiiperioodi lõppedes.